No tere taas! No tomatihooaeg tegelikult on ju läbi saamas ja ega minulgi, nagu näha, siis kasvuhoone on pigem tühi kui täis erinevat värvi vilju. Aga sellegipoolest, kui ma näen kogu aeg teiste huvitavaid sorte, mida nad enda kasvuhoones ega avamaal kasvatavad, siis ma mõtlesin, et ma näitan ka meie pere lemmikuid sorte ja ka mõningaid sorte, mida ma see aasta sain esimest korda proovida ja neid sorte just, mida ma plaanin ka järgmine aasta uuesti külvata ja kasvatada. Et nagu ikka on see probleem, et ega kasvuhoone ükski pole kummist ja kõik tomatisordid avamaale ei sobi, siis sellest olenemata siiski mul õnnestunud mõned uued sordid ka ikkagi kasvatusse võtta, et lihtsalt endale ka vaheldust juurde saada. Esimene sort siin ees, mida ma kasvatan esimest aastat, on lutja ja ma leidsin ta Diamorphini lehelt, kuigi ma hiljem nägin, et teda on pakkumises ka täiesti tavalistes seemnepoodides. Ta on arendatud Saksamaal suhteliselt hiljuti ja ongi just mõeldud orgaaniliseks kasvatuseks, kus siis ei saa kasutada taimekaitsevahendeid nii palju. Ja valik on just tehtud selliselt ka, kus ka muld või substraat ei ole nii toitainerikas ja vett nii palju ei ole võimalik kastmiseks kasutada. Ma olen täiesti ära ostetud, et ta on tõeliselt maitsev, lihtsalt tuleb lasta tal taime küljes küpseda ja tal on nagu selline, nagu nüüd olla nagu elava ettekujutusvõime, kas tal on natukene selline südamekuju ja viljatipp on terav, et ta on tegelikult hästi ära tuntav. Ta on indeterminantne, ma jätsin osadele taimedele 2 latva, osadele 1, aga ta on niivõrd tegelikult vastupidav, et mulle tundub, et kui isegi jätta 3 latva ja jätta piisavalt ruumi, siis piisab sellisele väiksele perele lausa 1 taimest. Teine sort, mis ma leidsin samuti Diamorphini vanaema lehelt, on üks ploomtomat samuti indeterminantse kasvuga. Ja tema nimi oli seal 1946, aga ma ei ole päris kindel, kas ta on sordiks tehtud, ma ei jõudnud seda veel kontrollida. Aga kui keegi teab, siis võib siia alla kirjutada. Üldiselt mul ei ole hästi läinud, et ma oleks leidnud endale ploomtomatit, mida mulle meeldiks kasvatada, kuna midagi siin minu mullas ikkagi on halvasti, et teiste ploomtomati sortidel, mida ma olen testinud, tekib tulema kaltsiumi puudusest viljatipu mädanik. See aasta oli nagu raske, just nende kuumalainete poolest, siis see sort üllatas mind väga positiivselt, et olenemata sellest, et temperatuur siin kasvuhooneski tõusis väga kõrgeks ja paljud sellised uuemad sordid ei suutnud oma õisi viljastada, siis sellel 1946 ploomtomatil võib-olla mõni üksik kukkus ära, aga üldiselt kõik, mis siin taimeküljes olema peab, on siin taimeküljes olnud ja me oleme päris kõvasti siin saaki saanud. Maitse poolest hästi mõnus jällegi, mõnus pigem magusapoolsem. Ma kujutan ette, et temast saab teha väga palju mõnusaid hoidiseid, et tal on just seda viljaliha palju ja koor on pehme. Nii et ma järgmine aasta kindlasti kasvatan teda ka, aga seekord siis juba oma võetud seemnest, et kuna ta on täiesti vääriline kandma pärimussordi nime ja seda sordi seemet on võetud ühes peres aastast 1946, siis minul on ainult väga suur au ka seda ploomtomati sorti hoidma hakata. Ja kolmas sort, kes on esimest korda minu hoole all ja keda ma plaanin ka järgmine aasta kasvama panna, on Ameerikast pärit sort New Big Dwarf. Ja ta on siis determinantse kasvuga lihatomat ja sellel konkreetsel taimel oli tegelikult algusel 4 latva. Aga ma võtsin 2 ära, sest ma arvasin, et äkki on liiga palju, sest ma nägin neid õiekobaraid ja need tundusid nii massiivsed, aga tegelikult ma oleksin, siit on praegu näha need armikohad ka, ma oleksin võinud need teised 2 latva ka rahulikult jätta külge ja ma olen täiesti kindel, et see taim oleks suutnud sellega taime tulla. Minule ta meeldib, et ta on selline pisut sellist vaarikatomati tooni, ma lõikan ta risti pooleks ka. Mulle meeldib tema mahemaitse, aga tema koor on pehme, nii et sellist hooajapikendajat ja talveks säilitamise tomatit ma siit ei saa, et kui ma korjaks neid rohelisi, aga oma
suuruse täiskasvanud vilju, siis ma kardan, et nemad järelvalmides kusagil pimedas karbis hästi ei säili, aga ma huvi pärast proovin ära. Aga no võileivatomaatiks on ta 5+ super hea, meeldib tema mahemaitse, meeldib tema värvus, ma olen täiesti kindel ka, kui ma nüüd ülejäänud tomatitest, mida me värskena ära ei tarbi, hakkan hoidiseid tegema, siis tema on igati vääriline minu retseptides kindlasti. Et kui ta nüüd sellele üsna hullumeelsele suvele ja üsna vähesele hoolitsusele vastas mulle väga hea saagiga, siis ma kindlasti proovin ka järgmine aasta järgi, vaatame, mis suvi tuleb. Ja kui ka siis läheb meil hästi, siis on ta oma koha selles väikses kasvuhoones igati välja teeninud. Nii et ma sain selle seemne tegelikult ühe väga toreda töökaaslase käest, et kui ma nüüd teda näen, siis uurin temalt ka, kuidas temal selle sordiga sel aastal läks. Nii, aga liigume siis selliste vanade, heade ja kindlate lemmikute poole. Siin on mul jäänud veel 2 vilja, väga armastatud apelsinitomatit. Selle seemne ma sain ka esimest korda enda valdusesse ühe teise toreda töökaaslase käest, kelle pere olevat ka ikkagi aastast aastasse ise seemet võtnud. Minule avaldas apelsinitomat muljet selle poolest, ma lõikan ta nüüd risti pooleks ja te näete ise ka, see värv on minu meelest kõikidest sellisest kollastest või oranžidest tomatitest kõige parem ja ta maitse on absoluutselt teistsugune kui teistel lihatomatitel. Ja lisaboonus, mis minu jaoks on ülioluline, on see, et kui apelsinitomatil jääb rohelisi vilju, mis tegelikult on oma kasvu täiskasvanud, siis tänu sellele, et tal on üsna paks koor, säilib ta tegelikult pimedas kastis no vabalt jõuludeni, kui ta enne otsa ei saa. Nii et tema on küll üks tomat, keda võib panna ka natukene hiljem kasvama ja sügisel korjata just neid rohelisi vilju, et sellega siis oma värske tomati hooaega pikendada. Siis üks kirstomat, mis on minu meelest eestlaste jaos väga populaarseks saanud, on Red Cherry, samuti pärimussort. Ja ta on ära tuntav hästi selle poolest, et kui viljad on taimeküljes lõpuni küpsida saanud, on ta hästi magus ja tema viljad on sellised natukene läikivad, et mul tütar ütles ka, et see on nagu poetomat, aga ainult, et hea. Et just selle läikivuse osas on võimalik teda teistest kergesti eristada. Ja ta on indeterminantne, hästi toreda kasvuga ja kui on pikk kasvuperiood meil siin kasvuhoones ka, siis ta tegelikult ta kasvab mööda lage edasi. Ja neid väikseid kirstomateid tegelikult on mul õnnestunud korjata ka rohelisena ja säilitada pappkastis. Ja siis sellega olen saanud ka oma tomati tarbimise hooaega pikendada. Et ma iga aasta ei ole teda pannud, aga siis niimoodi vaheta vahel. Et teda on tegelikult väga lihtne kasvatada ja ta ei ole ka nii tundlik kõikuvate temperatuuride suhtes, et meil vahel on nii, et suvi on järsku väga kuum ja siis järsku on jälle väga jahe. Et selles mõttes on ta selline, ma usun, et eestlaste usalduse võitnud selline hea, lihtne, täiesti tavaline kirstomat, Red Cherry. Veel üks kirstomat, kellest ei saa lihtsalt niisama mööda jalutada, on kuldkroon ehk goldkrone ja see on üks Tšehhi päritolu pärimussort. Ta on kõige magusam kollane kirstomat üldse. Ja see on ka üks sort, mida mu vanemad alati küsivad, et kui ma neilegi tomati taimi ette kasvatan uueks hooajaks, nad küsivad, et kas seda kollast kirstomatit ka saab. Ja saab küll, aga tema puhul samuti tuleb lasta viljadel taime küljes ilusti küpseda. Ja samamoodi need rohelised viljad, et meil ka, et nüüd see sügisene jahedus tuli väga ruttu, aga kui ma sellised oma suuruse täiskasvanud viljad ära korjan ja karpi panen, siis nemad samuti tegelikult seal pimedas säilivad ilusti kuni jõuludeni, kui nad enne otsa ei saa. Et goldkrone on ka kasvu mitte lõpetav, indeterminantne. Ja tundub, et tegelikult see aasta suve teine pool on pigem olnud talle soodne, sest et nii pikalt mööda kasvuhoone lage varasematel aastatel pole ta mul kasvanud, nii et kui nüüd hoiab mingitki sooja see kasvuhoone, siis ma saan siit veel päris korraliku saagi veel juurde senisele saagile. Nii, ja siin on üks malle.
olgugi, et mulle meeldib kasvatada erinevaid tomatisorte, mis on pärit üle kogu maailma, siis Malle on meie enda sort. Ja ma ikkagi armastan öelda, et Malle on kõige rohkem tomati moodi tomatisort. Et iga aasta ma ei ole kasvatanud just Mallet, olen kasvatanud siis mõnda teist sorti, mis on pärit meie Jõgevalt. Aga kui te ei tea, mida te tahate, aga te tahate tomatit kasvatada ja Malle on ka kõrgekasvuline sort, siis kõige tomatim tomat on ikkagi Malle ja ta on omaga kasutuselt kõige universaalsem. Et tema koor on küll õrn, et ta ei säili hästi, aga erinevate toitude valmistamiseks või lihtsalt paljalt söömiseks Malle on kindlasti kõige rohkem tomati moodi tomatisort. Et kui üldse midagi soovitada inimesele, kelle maitseb muidu ei tea, siis Mallet võib ikka soovitada. Ja siis veel üks lemmik, mitte küll kirstomatisort, aga natukene sarnane oma kasvulaadilt, on Red Pear, samuti pärimussort. Samuti olen võtnud tema seemet juba, ma arvan, 5-6 aastat. Tema maitse ei ole hapu, see on nagu hästi tore ja tema see viljakuju lihtsalt kutsub teda tarbima, et ta on selline seest natukene sihuke nagu jahusem ka. Ma proovin ühe pooleks lõigata. No see on natuke toorem vilja, aga te näete, et siin on rohkem seda sisu kui seemneid. Ja hästi mõnus lihtsalt ka kuskile vahepalaks kuhugi karbi sisse pista. Ja samamoodi kasvu mitte lõpetav, et paistab, et see praegune pisut jahedam aeg on talle soodne, nii et ma keerutan teda siin mööda kasvuhoone talasi ja nii ta läheb. Ja samuti ta koor on ikkagi selline pigem paksupoolsem, aga söömist ei sega, aga aitab sellele kaasa, et kui juba selliseid oma suuruse täiskasvanuid vilju korjata ja karpi panna, siis sellega ma saan pikendada seda perioodi, kui mul on oma värske tomat olemas. Et selles mõttes hästi töökindel Red Pear. Nii, siin kõrval on ka üks meie pere superstaare, on must krimmitomat, Black Krim. Ja ma tean, et on tegelikult hästi laialt levinud. Ja on ka põhjus sellepärast, et ta on absoluutselt kõige maitsvam lihatomat. Ja see, et ta on sellist värvi, et ta on siuke tume ja must, tähendabki seda, et lisaks lükopeenile, mis on hästi kasulik ja mida kõige rohkem just tomatites, on siin hästi palju antioksidante, mida me ju tegelikult vajamegi ja eks see ongi ju põhjus, miks me endale ise toitu kasvatame, et see toit on absoluutselt toitainetihe, aga ta on kõige maitsvam tomat. Tal on üks miinus on see, et ta kipub lõhenema mingi hetk, et kui kasvamine ei ole väga ühtlane. Aga see on nii väike miinus, et ma olen teda kasvatanud, ma arvan ka võib-olla 5-6 aastat, iga aasta. Ja ta viljad on nagu maitsvanud, et see on number 1 tomat, et kes armastab süüa või saia tomatiga, siis Krimmi must tomat on number 1 tomat selleks, et seda nautida. Ja muidugi ka hoidiste tegemiseks minu meelest annab väga mõnusa värvi ja annab sellise tiheduse, et need hoidised ei jää ka liiga vedelad. Ja viimane ja mitte üldse vähem tähtis on muidugi Hiiumaa roheline. Et on nüüd see aasta sattunud mul kuidagi siia nurka. Ma näen, et ka ämblikud on siin endale pesa teinud, võrgud koonud, aga ma näen ka, et siin on ilmselt niiskus seisma jäänud. Nad on natuke kannatada saanud. Aga sellelt ühelt taimelt me oleme juba päris palju vilju ka ära võtnud, nii et ei saa mitte midagi talle ette heita. Hiiumaa roheline on siis meie enda pärimussort, mis on ka säilitussordina jõudnud sordilehele, mis on siis tegelikult ju väga suur asi, mida ette näidata. Raske on teinekord aru saada, millal on Hiiumaa roheline valmis. Et siin eemal on üks vili, mis on tegelikult toores, et siis võib õrnalt nagu masseerida, et ma tunnen, et ta on nagu pigem kõva. Ja see vili siin kõrval, naljaka kujuga on sattunud, on täiesti küps. Ja loomulikult see, mis on juba täitsa selline kutsuvalt kollane, on valmis ja ta on absoluutselt maitsev. Ta on pigem selline magusapoolsem ja mahedapoolsem, aga oleme jäänud teda ka kasvatama ja selle seemine ka esimest korda ma sain diamorfini vanaema aiast. Ja nüüd ka ilmselt osaliselt patriotismist olen
olen jäänud seda sorti hoidma ja igal aastal olen oma seemet uuendanud, nii et tegin ka ühe video, kuidas tomatiseemet kuivalt võtta ka just, ja siis näitasin just seda Hiiumaa rohelise peal. See oli siis meie perevalik, et nendest sortidest, mida me oleme juba mitmeid aastaid kasvatanud ja need on nii töökindlad sordid, mida ma julgen ka teistele soovitada, kes veel ise ei ole jõudnud lihtsalt kõiki sorte veel proovida. Ja siis need 3 sorti, mida ma kasvatan ka järgmine aasta uuesti, et vaadata, kuidas nad siis pisut ehk teistsugustes oludes, meie oludes toime tulevad. Nii et toredat katsetamist, kui teil endal on selliseid vanu sorte, mis on olnud teie peres pikka aega, siis kindlasti hoidke neid. Eestis on ka inimesi, kes nende sortide vastu väga palju huvi tunnevad, et kui teil oleks mahti neid seemneid jagada, oleks väga äge. Või kui te olete ise sel aastal mõnda uut sorti või mõnda just pärimussorti enda tingimustes katsetanud ja saanud häid tulemusi, siis kindlasti andke märku, et mind see küll väga huvitaks. Ja ma teeksin juba praegu septembris plaane, mida järgmise aasta maikuus oma kasvuhoonesse istutada, sest ruumi ju ei ole nii palju, et kõiki asju saaks testida, aga mul on ka alati väga suur huvi iga aasta mõned sordid juurde testida, et see valik ikkagi, mida ma oma perele ka pakun, oleks hästi mitmekesine ja loomulikult maailma parim. Nii et toredat hoidiste tegemise hooaega ja kõike kaunist!